Tere, Jagas Teeline. Tere ka minu poolt. Kliima soojenemine on, sellepärast on 22. mail 2025. aastal selline kuum päev, et naudime siis seda kuuma päeva. Et pole niimoodi ekraanil olnud. Inimesed tahavad ikka me nägusid ka näha, nagu öeldi. Ja taheti täpsustust nüüd selle kohta, selle sularaha asja kohta. Enne kui me sellest räägime, me toome ühe vaheteavituse teile või sellise teadaande, et siin kaks inimest meie nimel kutsuvad teid kuskile üritusele või loengule, et sellega meie seotud ei ole. Kuskil Raplas. Ma ütlesin Räpinas lausa, okei. Raplas. Sellega ei ole me kuidagi seoses. Seotud. Jah, et niisugused asjad on, et tahetakse ikkagi nagu tuntud nimesid ja siis tegelikult tahetakse teid lihtsalt ära lolitada, et me teame küll, kes seal taga on. Seal on üks ema ja poeg, on ju. Poeg vist töötab äripäevas, on ju. Ja arusaadav, kui Porschega ringi sõidetakse, siis tulebki igasuguseid skeeme kasutada, aga et võib-olla äripäeva omanikud tahavad meilt jälle nõuet saada. Tegelikult seda muidugi ei taha, sest erinevalt Eesti igasugustest asjapulkadest seal maailmas teatakse, kuidas reeglid käivad ja millega see lõppeda võib, kui meie oma asju ajame. Sellised inimesed palgatakse tavaliselt pangandussüsteemi poolt, on ju, et tekitada palju segadust ja kaost. Et ei leitaks seda õiget allikat, on ju. Et tekitada inimestest kõhklusi ja kahklusi. Jah, aga need, kes arvavad, et keegi suudab neid asju paremini välja mõelda, esitage küsimusi. Küsige näiteks, milline on number, mis tõendab, et laenude korral tuuakse raha või üldse teie allkirjast tuuakse raha, mis see number näiteks on. Mis on dokumendi number? Jaa, dokumendi number, need on ju dokumentiga kaetud. On ju. Ja alati võib ju küsida näiteks neid küsimusi, mida pangale esitati. Et me ei hakka siin ette lugema, neid on üle 10. Küsige, millised need küsimused on ja millised peaksid olema vastused või võiksid olla pankadelt vastused. Ja mis on järgmine samm, mis tuleb teha? Ja siis oleks järgmine samm, jah, et mis siis teha tuleks. Ja et siin keegi rääkis, et lausa, et kaks inimest, kes siis plaanivad teid Raplasse kutsuda, oli vist Raplasse. Raplas, mail 2025. Tegelikult on asi niimoodi, et nad viivad läbi kelmust. Et nad pakuvad teile meid, on ju, ja nüüd ma saan aru, et vist, võib-olla enam ei paku, et nüüd vist räägivad, et nad on juba ise need kurud, kes on. See on tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomine isikliku kasu saamise eesmärgil, on ju. Ja see Rapla kultuurimaja juhataja vastutab ka isiklikult sellise asja peale, et ta osaleb ka kelmuses. See on paragrahv 209 ja las süsteemi inimesed tegelevad sellega, kui nad ei taha meilt probleeme. Nii, siis võiks ju veel küsida, esitage küsimusi. Küsida võiks ju näiteks, et milline näeb välja võti, mis avab kõik uksed. Just. Et näiteks seda, eks ole. Ja, et las inimesed näitavad siis, kes teid seal juhendavad, on ju. Üldiselt võiks lasta ka sellistel inimestel, kes väidavad, et nad on kurud sellel asjas, genereerida koha peal mõni kiri mõnele ametnikule koha peal, et ta ei kasuta mingi arvuti abi ja näidata oma lauseehitusteks, kas ta suudab sellist lauset ikkagi konstrueerida, mis on vaja konstrueerida. Inimesed räägivad siin Shreki pere, et räägivad, et nemad ongi just, nüüd nad vist juba räägivad, et nemad ongi nagu kõik need välja mõelnud need asjad, on ju. Et see asi päris nii lihtne ei ole, et kus nad siis 12 aastat tagasi oli, me oleme 12 aastat või 13 aastat avalikult rääkinud, on ju. Nendel samadel teemadel. Nendel samadel teemadel ja seda informatsiooni siit Eestist ikkagi kätte ei saa, on ju. Et on need, kes on lubatud seda infot rääkima ja need, kes ei ole lubatud. Ja kindlasti Maxima lihamüüja, kes siis üks loengupidaja on, et tema kindlasti ei ole volitatud seda rääkima. Me teame, miks me seda teame, kes see inimene oli. Asi oli selles, et see inimene tegi ka meile ettepaneku, et ta võtab loengu eest 260 €, on ju, aga et enamus võtab endale. Enamus, üle 200 tahtis siis selle eest saada, et ta kuulutuse pani. Ja, inimese pealt, jah. Ja siis meile, siis ma sain aru, et kuna meil on erakonsultatsioonis on 200 € tund, et siis vist me oleks siis saanud selle 4 tunni eest, on ju, kus juures meie oleks pidanud kandma ka kõik kulud, saaliga ja muud organisatoorsed kulud.
et see on puhas pettus ja noh, igaüks teab ise, mida ta teeb, ega siis vaba maa ja aga meie ei ole need mesilased, kes temale mett kokku. ei, me kellegi mesilased ei ole, et meil ei ole seda vaja teha, et meil on ennegi selliseid asju olnud, et üks inimene tegi meiega koos saate ja kuna see on seotud kuludega, noh, et siis see oli tasuline saade ja siis see saate hind oli 3 eurot vist ja vaatamisi oli 3000 ja see seeb siis kokku, et palju siis peaks kassa olema, et 9000 vist, eks ole. Siis ta väitis, et pool võtab muidugi see platvorm ära. No, järgi jääb 4500. No 4500, eks ole. See pooleks on ka umbes 2200. Aga ta meile andis ainult 100 eurot, nii et noh, ma ei tea, miks arvatakse, et me nagu ei oska arvutada või lugeda või ei tunne numbreid. No, et ei tea. No mul on ometigi kõrgemat matemaatikat õppinud. No jah, no. Ma saan ka lihtsate arvutustega hakkama. Jah. Et te võiks arvestada, et paljud lahenduskäigud nendes asjades on sellised innovatiivsed või ütleme nii, et ebatraditsionaalsed, mida ei ole enne kasutatud. Ja enamus nendest lahenduskäikudest on siiski meie poolt välja töötatud. See ei põhine lihtsalt mingisugusel öövaatlusel või unenägudel või see põhineb kindlal metoodikal ja kindlatel reeglitel, on ju. Aga neid reegleid Eestis ei avaldata. No Eesti on lihtsalt niivõrd tühine koht, on ju. Ja uskuda, et keegi, kes on saanud kätte mingisuguse veksliraamatu või on kuulanud mingit, tont teab, mis Draakulat või nad on mingid pseudonüümid, on ju, see on kõik jama. Et sealt see info ei tule ja lahenduskäike sealt ka mitte. Mis seal ikka, rohkem me sellel teemal ei räägi, see oli selline vahepala, et te teaksite, mis toimub ja et meid ärge siduge selliste inimestega, et jah, kõik tunnevad meid tõesti, eks ole, aga see ei tähenda, et nad neid teemasid teavad. Ja üks asi veel, et kes peaks jagama meie nii-öelda loenguid, meil on iga kord loengud erinevad, me teame, kelle pealt see läks ja me tahame siis ikkagi saada, see on meie autoriõigusega kaetud. Autoriõiguse rikkumine on kriminaalkuritegu ja kui te tahate, et me süsteemi inimestega hakkame mängima, me võime nendega ka mängima, nad teevad kõike, mis me ees ütleme. Nii et eks siis otsustage ise. Aga et jutt liiga morbiidseks ei lähe, siis asjad toimuvad, lahendused on tulnud, kellel vähem, kellel rohkem ja kõik võtab aega, aga aeg sellises asjas ei oma mingit tähtsust. Aga teine küsimus oli veel. Osad vist küsisid selle kohta, et kuidas see kirvelogu on, mis me ükskord rääkisime, et kirves käändub. Toomas käändub nagu kirves, sellest me rääkisime aprillis 2025. Ja sellega on niisugune asi, et te ei lähe ju, öeldakse, et Toomasega, et te ei lähe ju kirvesega metsa, te lähete kirvega, on ju. Ja seega jalutama lähete ka võib-olla hoopis Toomaga. Et seal oli selline asi, et selline seltskonnas jah, see üks kirjanik Lennart ütles, aga Evelin saab mu sõnu kinnitada. Just nii, et ka minul on üks lugu seoses Lennart Meriga, et aastal 1996 kutsuti abituriendid, kes siis medaliga kooli lõpetasid, kutsuti Kadriorgu vastuvõtule. Lennart Meri hilines, ootasime teda ilusasti lossi vestipüülis ja tänukõnega esines abiturientide poolt üks noormees. Sinu koolist? Ei, minu koolist ei olnud, et mina olin ainuke kutsutud enda koolist. Sina olid ainuke kutsutud kuhu? Siis Kadriorgu vastuvõtule. Okay. Ja aga oma tänukõnes see abiturient eksis ühe käände lõpuga, mis peale siis Lennart Meri sekkus kohaselt ja parandas teda. Nii et selle looga ma saan nagu kinnitada, et Lennart Meril oli tõepoolest selline komme, et sekkuda, parandada. Kui sa seda ütled seltskonnas, siis on see okei, sellepärast, et selline süldipidu ja mis seal ikka on ju. Aga noored koolilõpetajad võib-olla olid natukene närvis või hirmul ja siis see ikkagi näitab nagu, et inimene võib-olla ei ole viisakas. Aga see selleks on ju. Nüüd te tahtsite teada sularahast. Kohe räägime sellest ka. Siin inimesed küsisid selle sularaha kohta, mis oli väga põnev. Sellega oli niisugune lugu. See ei olnud väga ammune lugu. Et kaks meest Saksamaal vist tahtsid maksta millegi eest. Jah, et oli raadio või televisiooni litsents või midagi sarnast. Ja neilt ei võetud sularaha vastu.
ja siis nad ütlesid selge, et noh, ei soovi, siis ei soovi, on ju. Aga kui sa sularaha vastu ei võta, siis on sul õigus kaupa või teenust saada tasuta. Ja mis siis edasi sai? Edasi sai niimoodi, et ikkagi see telefirma või see raadiofirma, see esitas nõude, kuigi nad olid valmis tasuma. Ja nad andsid kohtusse selle raadiofirma. Ja nüüd on Euroopa Liidu, vist üks isegi kõrgemast kohtust on otsus, et ainukene õiguslik arveldusvahend, no maksmisvahend ei ole õige sõna, arveldusvahend on kas sularaha paber või mündid. Ja kui keegi ei soovi vastu võtta, siis tuleb teenust või kaupa lihtsalt tasuta anda. Siin keegi oli jälle, Eesti inimestest oli kuskilt Toompealt, nii see kõrval ei seisnud, aga arvan, et seal Toompea Ülle käest küsinud, keegi pidi seal olema mingi oraakel, et kuidas selle asjaga on ja vastus oli selline tulnud, et noh, et ikka nad seal ise võivad otsustada, et kuidas see asi on. Ei või. See on nii lihtne, et ei või otsustada. Kui on Euroopa kohtu otsus, siis inimesed alluvad sellele või kui ei allu, noh, siis on 20 miljoniline trahv. Kes nüüd tuleb meid kuulama millalgi, siis eks me ütleme selle numbri ka, et siis te saate seda kohtuasja ise vaadata, et nii lihtne see ongi. Ja nüüd siis midagi vajalikku ka, et Ameerikamaal on juhtumas ilmselt seal võlakirjaturul, on ju, mis peegeldab tegelikult ainukest allikat ehk inimest, aga seal on juhtumas midagi ja on juhtumas midagi suurt. Kas see juhtub nüüd mais 2025, juunis või juulis, aga selline oht on seekord väga tugev, et mis ma siis ütlen, cash is king, jah? Just. Et olge selleks valmis. Seega, head sõbrad, kohtumiseni näost näkku ja hoiame sidet. Kohtumiseni taas.